Kolleegi soovitusel väike video siis Toyota ProAce City Verso Electric sõidukist. Et huvi pigem tekkis nagu tarbesõidukite osas, aga tarbesõidukit proovin ei ole. Et tegemist on siis nii-öelda tavalise PSA liini pealt tuleneva sõiduki elektrilise versiooniga. Teatavasti siis kõik Toyotad, Peugeot ja Berlingot tulevad sisuliselt ühe liini pealt. Märk on lihtsalt erinev. Et antud sõiduki puhul on siis tegemist 7-kohalise nii-öelda pereautoga, millele on siis peale pandud elektrimootor ja paraku midagi muud siin nagu teistmoodi väga ei olegi. Et sõidukit sai proovitud. Esimene tagasiside on see, et elektrimootor töötab väga hästi linnaoludes. Tarbimine, selline keskmine tarbimine on kuskil 18,5–19 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta, aga maantee peal see tarbimine tõuseb nagu drastiliselt, ehk siis selle sõidukiga nii-öelda klassikalist peresõitu teha, kus sõita kuskil välja on suhteliselt nagu võimatu, sest see sõiduulatus kahaneb nagu väga kiiresti. Akud on erinevad, et sellel on minu teada siis 50 kilovatt-tunnine aku peal. Hinnaklassilt need sõidukid hakkavad siis 42 ja lõpevad 52 000 euroga. Et kui nüüd see elektriasi kõrval jätta, siis mis on siin nagu tore on sellel sõidukil, et ta tõesti ongi selline väga ruumikas peresõiduk ja siin on taga 2 rida istmeid. Neid ristmeid saab siit alla lasta ja saab tekitada väga suure kaubaruumi, saab üles kinnitada vaheseinu ja ka tagumises reas tegelikult on võimalik täitsa kenasti nagu istuda, et mul on küll praegu need istmed siin all. Ja selles mõttes sai proovitud ka suurema massiga sõita ja ütleme istuda ja niimoodi liigelda suurel perel on selle kindlasti nagu väga hea. Ees samamoodi, et see juhiiste ja kõrvaliste positsioon on nagu okei. Et ei saa midagi nagu halba öelda, et ta on kindlasti erinev nagu sõiduautost, aga suhteliselt nagu mõnus. Et mis mulle nagu võib-olla häirib, ütleme nende sõidukite puhul on näiteks joogitopsi hoidjad, et väga ebamugava koha peal, samas keskkonsoolis on suur auk, et ma ei tea, mida siia auku nagu panna, et siia võid pool elu panna. Aga muidu nii-öelda sõidu mõttes nagu on täitsa okei. Mis on vahe diisel, bensiin ja see elektriga on see, et kuna see elektriauto on pisut raskem, siis teel püsivus on ikka oluliselt parem. Loomulikult minek 3 režiimi vahel saab siin valida ja kui sõita ekorežiimis, siis ka tegelikult see nii-öelda läbisõidu ulatus on märkimisväärselt suurem. Aga tuulega võtab päris palju nagu nii-öelda energiat kinni. Ja selles mõttes on suhteliselt nagu raske pikemaid distantse läbida. Linnasõidus ei ole ta võib-olla nii ökonoomne, kui on siin teised sõidukid, et ta ei ole päris võimalik nagu nulliga sõita. Ehk siis see tagasilaadimine küll töötab, aga ta ei tööta selliselt, et see annaks väga suurt efekti. Minu testi käigus ma sain sõiduulatuseks kuni 300 kilomeetrit, et kui ma tehnilisi andmeid õigesti lugesin, siis seal oli kirjas, et see on 265, ehk siis see on nagu okei. Aga kui vaadata siin nüüd sõiduandmeid, kus ma nüüd maantee peal sõitsin küll lühikesi otsi, et siis ta näitab 21,6 kilovatt-tundi ja siin pikaajalisem on 23,6, aga see auto on peamiselt sõitnud nagu linnas. Mis on lahja on see, et need elektriauto tavalised lisad igasuguste võimalike aku valikute seadistamiseks nagu sellel sisuliselt nagu puuduvad, et ta on ikkagi sisuliselt diiselautole või bensiiniautole elektrimootori peale istutamine, et ega siin muud midagi nagu ei ole, et selles mõttes on küll suur pereauto, aga pereautona saab perega temaga linnast välja väga palju sõita. Kahjuks ei saa. Et võib-olla tema selline kasutuskoht võiks olla vabalt selliste taksode ja
võib-olla kui seda annab ümber ehitada invatakso ja selliste nõudetranspordi korraldamist linna ja linna lähedal asuvates piirkondades. Aga kõik, kes sellega on sõitnud, on öelnud, et kindlasti oluliselt mugavam ja võimekam ja mõnusam kui samalaadne bensiini- või diiselsõiduk. Ja tõesti, ma võin ise kinnitada, et see sõidumugavus on selle autoga on tõesti oluliselt mugavam. Ja nii palju siis sellest. On elektriauto, aga samas ei ole ka. Aga tasub endal proovida.